Tere tulemast podcastile Emotsionaalne tasakaal ja positiivsed harjumused. Mina olen Inga Murula-Riim. Täna vaatame, millist rolli mängib emotsionaalne tasakaal meie elus ja kuidas harjumused on sellega seotud. Samuti vaatame, kas on lihtsamaid viise emotsionaalse tasakaalu saavutamiseks. Täna oleme kutsunud siia Practical Consciousness õpetaja Aigi Vahingu, kes on mitmeid negatiivseid harjumusi seljatanud. Just nimelt tema käest kuuleme, mis on ta sellel teekonnal teada saanud ja mida ta saab meile avada. Tere Aigi! Tere Inga, aitäh! See on väga-väga põnev teema ja ma usun, et see puudutab väga suure hulka inimesi. Et harjumused on suurem vaade, see puudutab nii söömist, võib-olla kerget veini joomist ja ka suitsetamist ja kas see võib ka minna edasi näiteks muude harjumuste juurde. Aga enne kui sinna jõuame, ma tahaksin küsida sinu käest, et mida tähendab emotsionaalne tasakaal sinu jaoks? Emotsionaalne tasakaal minu jaoks on, kui tuua selline nagu võrdluspilt siia, siis see on selline olukord, kus sa oled nagu mõnusalt kruiisilaeval, päike paistab, ookean, kõik on mõnus ja turvaline ja kontrolli all. Ja emotsionaalne ka tasakaalutus on selline olukord, kus sa oled üksi seal ookeani peal, ei ole mingit laeva, ulbid üksi ja keegi ju ei taha ära uppuda ja loomulikult sa oled valmis krabama ükskõik millest kinni, et mitte peapidi vee alla minna. Ja miks ma selle ookeani võrdluse toon on sellepärast, et viimastel aastatel, kui maailmas on olnud palju muutusi, siis on see emotsioonide teema nagu rohkem fookusesse tulnud, et kui varem oli rohkem nii, et inimestel on aeg-ajalt mingid tujud ja siis neil on võib-olla mingid häired ja siis neil on mingid harjumused ja kõik on sellega harjunud, et midagi elus on alati hästi ja midagi elus alati on halvasti, siis millegipärast nüüd viimastel aastatel on hakatud rohkem rääkima nagu konkreetselt emotsioonidest. Ja ma tooksin siia ühe sellise ütluse, üks näitekirjanik Tšehhov, kunagi tal oli selline nagu väljaütlemine, ta ütles, et iga inimene saab kriisiolukorraga hakkama, aga püüa sa selle igapäevaelu olmeliste kõikumistega toime tulla. Ja mida ma nende kõikumiste all silmas pean, on isegi mitte mingeid väga suuri emotsionaalseid läbielamisi, nagu mingi lein ja kellegi kaotus ja krahhid, vaid lihtsalt sellised olukorrad, et vahel ärkad üles hommikul, on tuju hea, vahel ärkad üles, on tuju halb. Ise ka ei tea, kust see halb tuju tuli, kaua see kestab, aga me kõik inimestena oleme niivõrd leidlikud, et igaüks meist on ära õppinud mingisugused viisid, kuidas seda olukorda hallata. Ja neid viise on erinevaid, ütleme, kui võib-olla kõige levinumad on see, et sa surud lihtsalt emotsioonid alla, ei väljenda neid, ei näita neid ja ikkagi teed need asjad ära, mis sul on vaja teha. Teine viis on võib-olla selline, et sa ignoreerid oma mingit halba tuju, igavust, ülpimust, kurbust. Ja selle ignoreerimise käigus võib välja kujuneda olukord, kus inimene nagu õpib ära mitte emotsioone tundma. Tal kaob nagu üldse kontakt ära oma emotsionaalse osaga, vaid viib fookuse teistele teemadele, näiteks mõtlemine, mõttemaailm, mingid ideed ja nii edasi. Ja kolmas viis on ka, see on selline nagu leevenduse otsimine, et kui on mingi negatiivne kogemus, siis osad on siis õppinud ära kiirelt seda olukorda millegagi ruttu leevendama. Sa juba nimetasid söömine, joomine, suitsetamine, aga tegevusi on veel, ületöötamine, trenni tegemine ja nii edasi. Et ja see ei puuduta nüüd ainult üldse selliseid väga emotsionaalseid inimesi, sest vahel, kui puutuda mõne inimesega kokku, kes ütleb, mul pole üldse emotsioone ja ma ei ole emotsionaalne inimene, ma ei tea üldse, mis asjad need ongi, aga siis, kui teda vahel kõrvalt vaadata, siis on ikkagi näha, et täna ta on napisõnalisem, vaatab tühjusesse, hoiab veel rohkem omaette, kratsib kukalt, et sellised nagu emotsionaalsed kõikumised puudutavad igat inimest ja võib küll vist öelda, et kõikidel inimestel on emotsioonid, et ei ole vahet, kas nad tunnevad neid aktiivselt, on kursis nendega või on õppinud neid ignoreerima ja mitte tundma. Kõrvalt on ikkagi näha, et ka see enda sõnul väga mitte emotsionaalne inimene on aeg-ajalt teiste tujudega kui mõnedel teistel päevadel.
ja küsimus on siis lihtsalt selles, et siis sellise inimese puhul, et kui palju, mida on vaja, et tal see emotsionaalne muutus toimuks, et kas on vaja kaotada 40 miljonit, 400 eurot, kas on vaja jääda kellestki lähedasest ilma, jätab su maha või piisab sellest, kui keegi ütleb mingi vale lause sulle või kaotad seal natukene mingit positsiooni, mingit renomeed, mingit uhkust, enesekindlust, et mida läheb vaja selleks, et tuju nagu langeks, et tekiks selline emotsiooni mõju, mida me siis oleme õppinud nimetama nagu negatiivseks. Ja loomulikult see siis viib nagu selle emotsionaalse tasakaalust välja, rohkem sinna miinuspoole peale. Ja ma mõtlesin, et kui teeks nüüd meie kuulajate ja vaatajatega ühe sellise väikse harjutuse läbi, et igaüks saaks ise vaadata enda kogemuse põhjal, et mis temaga siis juhtub, kui ongi selline mingisugune sündmus. Ja ei ole vaja üldse valida mingit väga suurt krahhi elust, ei ole vaja nendesse teemadesse minna, aga võib-olla midagi sellist meenutada, lihtsalt midagi sellist väiksemat, mis nagu korraks tuju ära viib. Kas keegi ütles midagi, ilmunud kohale, jäid ilma millestki, mingisugune leping lõppes ära, keegi nagu sahker-mahkerdas, ühesõnaga lapsed ei käitu nii nagu vaja, et mis sinu elu puhul on selline sündmus, sinu enda elu puhul on selline sündmus, kus sa nagu võiks öelda, et tuju läheb halvaks, tuju läheb ära, tekib selline, et ma ei tahagi enam midagi teha ja tekib selline nagu nullseis, et vaata korraks, mis see sinu puhul on, kui sa tahaksid seda harjutust kaasa teha. Ma jätan natuke aega selleks. Ja siis vaata seda ka, et kas see tuju sinu puhul läheb ära minutiteks, päevadeks, kuudeks, aastateks, et kuidas sul tavaliselt on, kas sa jääd kauaks ajaks sellesse negatiivsesse kogemusse, kus ütleme siis niimoodi, et emotsioonide ookean on sind alla neelanud või sa tuled sellest kiiresti välja. Sa selline isiklik kogemus sellest. Ja siis teeme ühe teise harjutuse ühes. Ma tegin sinuga seda harjutust praegu väga tublisti kaasa. Ja ma tahtsin jagada oma lugu, et kus ma võtsin sellise koha, kus mu tööpäev ei ole läinud kõige paremini. Ja siis ma vaatasin, kuidas ma õhtul ennast tunnen ja mida ma siis teen. Ja ma eskaleerisin seda, sest vahel on ebaõnnestunud tööpäevad, võib-olla terve nädala pikkune. Ja siis ma ootan seda reede õhtut juba kella 4 alates, et hakata leevendama ja praegu märkasin, et tõepoolest ma otsin siis lahendusi, kuidas leevendada tegelikult seda pinget, mis mul nädala jooksul kuhjus. Kas ta on siis see, et ma helistan oma headele sõpradele, et teha ühine istumine või mingi muu lahendus, väljasõit loodusesse, aga ma hakkasin otsima küll mingisugust leevenduse meetodeid. Väga hea, et sa jõudsidki tegelikult juba järgmise harjutuse juurde, et ja sinu puhul siis tuli ka välja, mida sina ette võtad, kui selline meeleolu muutus toimub, et tavaliselt ongi 3 sellist nagu erinevat käitumismustrit, mis sellisel juhul tehakse. Üks on see, osad meie hulgast, kui toimub selline nagu tujulangus või ütleme, ongi sükene tihe töönädal ja pidevalt on olukord, ütleme, allapoole nulli mingitel põhjustel. Et siis osad meie hulgast nagu jäävad sellesse tujutusse ja jäävad nagu ootama, millal see tuju ise ära muutub. Et nad ei teegi midagi, nad ongi tujutud võib-olla minuteid, tunde, päevi ja lihtsalt ootavad, et millal see meeleolu muutuks. Siis teised on sellised, kes ei jää ootama, tuju on nullis, aga nad sunnivad ennast ikkagi tegutsema edasi, tegema neid asju edasi nui 4, siis selle halva tuju kiuste. Ja 3 ongi just see, mida ka sa kirjeldasid, et mul endal on ka see 3 rohkem tuttav, et sa vaatad, okei, asi pole hea, aga kuidas seda teha paremaks? Et siis hakkad otsima mingit leevendust, mingit sellist nagu kiiremat, aktiivsemat võtet, kuidas see tuju muutus endale ise luua. Ja siis ongi variandid, et
võiks selle teise harjutuse teeme ka ja siis ma ütlen, mis variandid siis on. Et vaata korraks sina ka, hea kuulaja, vaataja, et mida sina teed, kui sul tekib selline tuju on nullis nii-öelda. Kas sa ootad, kuni tuju muutub, vahepeal ei teegi midagi, või sa sunnid ennast edasi tegutsema halva tuju kiuste, või sa otsid kiirelt mingi lahenduse, mingi asja, mis kas võtad sisse või lähed teed midagi kellegiga koos, et see tuju saaks kiirelt ära muutuda heaks. Vaata, kuidas sul on. Ja siit sa võid avastada, et tegelikult kui sa kuulud ka nende leevendajate hulka, siis siit hakkab välja kujunema terve nimekiri harjumusi, mis justkui alguses tekivad nagu lahendused olukorrale. Aga kui neid vaadata, siis nendest harjumustest võivad saada omaette probleemid, mis vajavad lahendust. Ma jagaksingi siin, ma tegin ka seda harjutust kaasa tublisti ja ma avastasin, et siin tekib selline oravrattas moment, sest et nad on ju korduvad. Kui ma tõin selle töönädala näite, aga need näited võivad olla erinevad, et ma avastasin seda, et tekib korduv vajadus leevendada ja ma olengi seda teinud ja mul tekkis küsimus, aga milline on elu siis, kui mul ei ole sellist reljeefsust sees, nii-öelda tugevat äralangemist ja siis pingutamist, et seda olukorda korda teha. Ja ma panin tähele ka see, et pikema perioodi tagant mitte ainult mina, aga üldse inimesed teevad siis reise. Soojale maale selliseid leevendusreise ja et see annab sellist taashingamist. Et ma avastasin siin mingisuguse rütmi ja ma nägin, et see rütm, et kuidas oleks siis, milline maailm oleks siis, kui seda rütmi ja seda vajadust leevendada ei ole. Väga hea küsimus, sest see ongi see, et kui rääkida emotsionaalsest tasakaalust, siis nutikamad avastavad, et ohoo, et see kõikumine toimub ja see kõikumine toimub teatud perioodilisusega, võib-olla isegi kas või elu iseloomust tulenevalt, sest meil on ju ka rütmid, kuidas meil need lapsed koolis käivad, kuidas seal, millal tööl on nagu kriitilisemad tähtaja rohkemad olukorrad, millal on see puhkuste periood, et siis me sobitame kuidagi need leevendused, perioodilised leevendused sinna elurütmide sisse. Aga nüüd see küsimus, mis sa esitasid, et see perspektiiv, et kuidas oleks täitsa ilma selleta, kui polekski seda vajadust sinna midagi nagu lisada, et hoida elu tasakaalus, siis ma korraks veel eelmise teema lõpetuseks, me võiksimegi natuke ka edasi liikuda, ma jagaks enda lugu ka, et mul oli, kui ma LA-s õppisin näitlejaks, siis mul oli aktsendiõpetaja ja aktsendi õppimine ei tähenda tegelikult häälduse õppimine, vaid see tähendab seda, et sa õpid nullist uuesti rääkima. Nagu ei oskakski täiskasvanud inimene rääkida. Ja see võib olla niivõrd frustreeriv täiskasvanud inimesele, et siis ma olin ka päris heidutatud seal ja siis õpetaja ütles, et ära muretse, et mehed kõik peksavad lauda rusikaga ja naised kõik nutavad, et see ongi niivõrd raske. Sest sa mitte ainult ei õpi sõna uuesti ütlema, vaid tähti ja häälikuid ja häälik koosneb ka 2-3 erinevast osast, mida sa pead oma hääleaparaadist harjumatutest kohtadest väljutama ja veel kokku panema. Ühesõnaga, see on nagu sa oled täiskasvanud inimene ja õpid alles rääkima, et see on väga frustreeriv ja siis ma kuulsin temalt sellise huvitava ütluse, mida ma ei olnud varem kuulnud. Ta ütles, et tugevust ei mõõdeta selle järgi, et inimene üldse pikali ei kuku, vaid selle järgi, kui kiiresti sa sealt püsti tõused. Ja siis ma mõtlesin, et kui huvitav, sest selle peale ma ei olnud kunagi mõelnud ja ma vaatasin nagu enda elule tagasi ja ma avastasin ühe asja, et kui on tekkinud mingid harjumused, mis on siis tekkinud selleks, et eluga paremini toime tulla, kas või selle emotsioonide ookeaniga, eks mõnel on suuremad lained, mõned väiksemad lained, aga lainetus on, et siis need harjumused hakkavad nagu oma tollimaksu nõudma. Et iga kord, kui sa neid kasutad, nad võtavad korralikult ressurssi ära, tervist, energiat, rikuvad suhteid, isegi rahakotile täpselt on kahjulikud, et nad nagu võtavad oma seda lõivu.
ja ma vaatasin, et mida aeg edasi, mida nagu täiskasvanumaks ma sain, seda vähem mul nagu jäi seda kuidagi jõudu või kapatsiteeti nendega toime tulla. Et lapsena ma olin selline aktiivne, mind huvitasid maailma asjad, mulle meeldis õppida, ma ei jõudnud ära oodata, millal kooli jõuab, mind huvitasid kõik ained, aga paraku jäin haigeks, olin hästi palju haiglates, kodus haige, kopsupõletikud, astmaatiline bronhiit, et mu see õppimisvõimalus oli nagu piiratud kogu aeg. Ja see niimoodi morjendas mind, et ühel hetkel ta nagu võiks nimetada siis eluraskuseks, kogesin nagu eluraskusena seda. Ühel hetkel ikkagi, mida siis see laps leiab esimesena, leiab suhkru, leiab magusa, kuidas oma emotsionaalset olukorda leevendada, sealt edasi juba igasugused piiramised, ületreenimine, siis mingid romantilised suhted on ju, viib ka teadlikkuse korraks mujale, tundub, et elu muutus positiivses suunas, siis ületöötamine ja täiskasvanuna juba ka igast muud täiskasvanutele kättesaadavad ained, et see harjumuste nagu pagas tekkis. Ja ma isegi kirjutasin, enne kui me siin täna kokku saime, panin kirja mõned harjumused, mida ma olen ära unustanud, et mul on olnud, aga millest ma olen siis tänu sellele lahendusele vabanenud, millest me täna ka räägime. Et kui selline harjumuste nagu raskus tekib ellu juurde, siis ühel hetkel loodetavasti elu paneb inimese siuksesse nagu murdepunkti ja tal tekib reaalselt valikuvõimalus, et kas ta jätkab selle raske pagasi kaasa lohistamist oma elus, sest tänapäeval väga paljud inimesed elavad väga edukalt oma elu niimoodi ära, et neil on nagu kaks elu, et neil on üks elu, mida nad siis ühiskonnas, mis on nagu silmale nähtav ja siis teine elu on see, mis nad nagu omaette teevad, kuidas nad mis elu nad omaette elavad. Ja on võimalik paralleelselt niimoodi elada, aga ühel hetkel võib lihtsalt tekkida küsimus, et kas nii peab elama, kas teistmoodi ei saa ja kuhu see mind lõpuks viib, kui need harjumused ainult süvenevad ja ma neile lahendust nagu lõpplahendust ei leia. Ja mida ma nüüd olen nagu selle teekonna, ütleme siis practical consciousness teekonna ajal teada saanud, on see, et need harjumused on tegelikult ainult jäämäe tipp. Et me hakkame otsima lahendust nendele harjumustele, et mina ka practical consciousness õpetajana olen 5 aastat õpetanud kursust emotsionaalne söömine nurga alt, eks. Et see on harjumus, millest paljud inimesed soovivad vabaneda või mida vähendada. Aga kui ma olen suhelnud nende inimestega, kes on käinud kursustel, siis ma olen tagasisideks saanud ja ma isegi printisin mõned välja, kus nad ütlevad niimoodi, et tulin kursusele, et vabaneda emotsioonidest, mis viivad edasi söömisele, kui tegelikult kõht tühi ei ole. Tegelikult sain aga suure hulga abivahendeid, mis muudavad elu palju tasakaalukamaks ning rahulikumaks. Või siis ma sain abi söömise osas, aga ootamatult sain abi ka oma ärevushäiretele ja hirmudega seotud probleemidele. Või ei oodanud, et selle kursuse teadmistega võib saada vabaks peaaegu kõikidest probleemidest, mida olen varem arvanud, et ma lihtsalt olengi selline inimene. Ja et see muudab palju rohkem su elu kui ainult söömine. Et seetõttu ma tooksin välja selle, et igasuguse harjumuse taga ja ütleme, et tavaliselt me soovime vabaneda negatiivsetest harjumustest, iga selle harjumuse taga on mingi algpõhjus ja see algpõhjus on emotsionaalne, mis tähendab, et millalgi on inimene kokku puutunud olukorraga, kus ta koges emotsionaalselt midagi, mis talle ei meeldinud ja ta krabas midagi, millega seda leevendada, aga et see leeveneks, see asi peab olema küllalt kange kraam, et miks ma ka vahel soovitatakse inimestele, et kui sul tahad mingit meeleolu muuta, et mine jaluta või koo või tegele fotograafiaga, aga kui on ikkagi mingi korralik üleelamine, siis need vahendid jäävad natuke liiga lahjaks. Ja siis otsitakse midagi kangemat, nagu kangemat kraami, mis selle lõdvestuse või lõõgastuse tekitab või selle tujumuutuse loob. Ja kui tohib, siis ma jagaks oma seda nimekirja, et mis harjumused siis mul on olnud, millest ma olen vabanenud ja kuulajad-vaatajad võivad korraks nagu vaadata enda elu peale, et kas sul on ka midagi sellist olnud või praegu elus aktiivne ja
ja siis Inga kuulaks sind ka, et mis sul seal ahjus küpsenud on harjumuste vabanemise osas, aga ma vaatasin korraks seda nimekirja, et muidu ma olen rohkem keskendunud sellele ülesöömise väljatoomisele ja söömishäiretele ja igasugusele emotsionaalsele söömisele ja rääkinud sellest, et dieet ei ole lahendus, sest dieet ei lahenda seda psühholoogilist osa ära. Dieet lahendab ainult kehalise osa, aga kehaline osa ei olegi probleem. Sööma ajab ju liiga palju emotsionaalne osa. Et seetõttu see ei saa olla lahendus ja see on ka see põhjus, miks paljud dieedi peale läbi põruvad väga sageli. Siis mul oli selline, et kuna ma tahtsin, et elu oleks põnevam ja vaheldusrikkam ja hea, hästi-hästi hea, siis tekkis harjumus nagu takerduda lähedussuhetesse. Et lähedussuhe ei olnud enam lihtsalt lähedussuhe, vaid see pidi ka minu meeleolu muutma heaks. See teine inimene pidi mulle nagu kõik need asjad, mis mul elus puudu olid või üle negatiivsuse näol, tema pidi siis seda leevendama ja sealt mingit head nahka ju kunagi ei saanudki tulla. Siis ületöötamine, alati kui oli vaja midagi ületada, siis töötamine alati aitas, viis mõtted mujale, ehk kasutasin seda ka nagu vahendina või lahendusena, aga tegelikult see viis omakorda probleemini, mille nimi on läbipõlemine. Et ta ei ole selline nagu hea lahendus. Siis depressioon, mustad mõtted, järsud meeleolu kõikumised, need ka aastatega ainult süvenesid, ehk hoolimata siis kõikidest jõupingutustest nad ei lahenenud ära, vaid pigem liikusid nagu ikkagi süvenemise suunas. Ja nüüd pole neid ammu olnud. Lisaks oli mul selline asi nagu melanhoolia või südamevalu, et ei tea tõesti, kust selle lahenduse üles korjasin, aga mäletan, et teismelisena armastasin lugeda neid romaane, kus oli õilistatud selline melanhoolne seisund ja peab tunnistama, et minul see ei registreerunudki ära negatiivsena, vaid oli niisugune nagu positiivne asi, mis ei mõju tervisele hästi, ei mõju kehale hästi ja elus vaja tegevatele asjadele. Lisaks siis loomulikult enese võrdlemine teistega, ebakindlus, sotsiaalne ärevus, oli ka hästi palju armukadedust ja sellist nagu teiste inimeste kamandamist, mis minu jaoks nagu registreerus sellena, et ma nagu kaitsen ennast või hoolitsen oma elu eest, aga tegelikult loomulikult see on teistele hästi ahistav. Et need on siis see nimekiri, mida mina kasutasin, et toime tulla selle emotsionaalse ookeaniga, mis on vahel suuremate, vahel väiksemate lainetega, aga kogu see nimekiri genereeris lihtsalt uusi probleeme ja see kõik süvenes ja kiirenes. Et ma mõtlesin, et kui sul oleks ka midagi jagada selles osas, siis ma teeks veel ühe väikse harjutuse vaatajate-kuulajatega, kus nad saaks korraks ka kiigata enda sisse. Mul on jagada ja ma teen ühe sellise julge sammu, et ma toon oma saladused välja. Väga põnev. Ja mul on tõesti olnud neid olukordi ja ma vaatasin neid põhjuseid, sa viitasid põhjustele. Ma avastasin põhjusteks seda, et minu töö eeldas sellist rolli, mis on tarkuse, enesekindluse, usalduse loomise väljendus. Ja ta on väga pingeline töö. Aga tegelikult ma sees elasin sellist vastutust väga läbi. Ja et seda tööd teha hästi, et see oleks hästi tehtud, tähtaegselt tehtud ja vigu ei oleks selles. Ja see oli väga kurnav ja tegelikult ma lahendasin seda viisakate restorani õhtutega, aga neil sai alati sai pikemalt istuda. Ehk tegelikult veini joomine selline nii-öelda intelligentne intelligentse egiidi all, aga tegelikult oli see joomine. Ja ma avastasin mingi hetk seda, et see pani mind kuidagi nagu sellise nagu kaane alla kinni. Kuna ma kasutasin seda võtet väga tihti, siis ma avastasin seda, et ma ei jõua nagu välja puhata ennast, et keha nagu ei ole terve ja samal ajal, kui ma joon, siis sa ju räägid. Ja tegelikult rääkisin neid teemasid ja pärast isegi omaette võib-olla mängisin neid teemasid uuesti läbi, justkui lahendades enda peas. Tegelikult nagu veidi võimendades kogu seda olukorda. Ja kuna teema oli veel pooleli, siis ma jagasin veini, panin klaasi juurde sellepärast, et mul oli veel teema pooleli. Ja selline kerge kurnatus kehas kogu aeg.
ja mingi perioodi pärast ma avastasin, et mu potentsiaal tegutsemiseks ja enese tundmiseks oleks hoopis teine, kui ma ennast niimoodi õrnalt ei hävitaks pidevalt. Et seal on olnud ka veel harjumusi ja siis teine harjumus oli eraldumine inimestest. Mida ma tegin oli, et ma eraldusin tavaliselt mitmeks päevaks loodusesse, metsa ja inimesed nagu ei teadnudki seda, et nad arvasid, et ma olen väga ekstrovertne inimene, aga tegelikkuses ma võtsin nii-öelda selle laadimisaja, sest ma põlesin sellel perioodil justkui nagu läbi ja siis pidin võtma taastumise aja. Ja selles taastumise ajas ma praegu avastan, kui ma seda kuulasin ja vestlesin sinuga, olid ka need melanhoolsed noodid sees, et miks see kõik siin, kuidas see kõik siin. Ja kui see lugu nüüd kokku panna, see melanhoolne käsitlus, introvertsus ja leevendamine alkoholiga ja nagu selline võib-olla sündmustega inimeste sees, et teemasid edasi arutada ja käsitleda, et see oli kurnav, tegelikult kurnav. Ta jättis mulje, et ma midagi leevendasin enda sees ja olin positiivses õhkkonnas, aga aimduslikult enda sees ma tundsin kogu aeg sellist nagu ressursside väärkasutust. Ja ma võib-olla jagaksin siia veel peale seda, et see osa on ka minul vähenenud. Ma ei käi enam looduses istumas, eraldumas ja ma ei tarbi enam sellisel viisil alkoholi. Ja see ressursi sääst on väga oluline ja võib-olla veel pigem olulisem on see, et stabiilsem nii-öelda minek elus, läbi elu. Tülisid on, ja tülisid on vähem, pettumusi on vähem nii-öelda elus sündmustega, mis tekivad. Et need olid need saladused siis, mis ma välja tõin. Ma ei ole nendest kunagi rääkinud avalikult. Aitäh, et sa need välja tõid ja siit on lihtsalt nii hea näha selle pealt, et tavaliselt, kui inimene avastab, et tal on mingi harjumus, mis röövib talt midagi, mida ta võib-olla ei ole nõus investeerima, eks, siis tavaliselt soovitused on ikkagi mustvalged, et lõpeta täitsa ära see ja ära enam kunagi puutu ja nii edasi. Aga mis elu see siis on? Selles mõttes, et elu ju sisaldab kõike. Et mis mulle nagu selle practical consciousness puhul, millest ma ka paari sõnaga räägiksin, meeldib, on see, et see pult on kogu aeg sinu käes. Et sa vaatad, kui palju sa mida vähendad ja vähendades siis neid algpõhjuseid, mis seal taga on, nende harjumuste taga, see harjumus ise väheneb. Ei ole vaja teha mingisugust otsust, et ma enam ei tarbi neid asju, ei ole vaja, isegi dieedile minna, ei ole vaja mingeid mustvalgeid lahendusi, see torn hakkab ise vähenema märkamatult. Sa tegelikult hästi kihvti lugu jagasid enne ka, ma ei tea, kas sa oleksid nõus kaamera ees uuesti jagama, kuidas sa lihtsalt ütlesid, et lihtsalt vähenes, mingi harjumus ise vähenes, sest sa tegelesid algpõhjusega, mitte selle harjumuse summutamisega, kinnikatmisega, elimineerimisega, mitte tegemisega, vaid hoopis teise asjaga. Minu lugu oli, mis ma enne jagasin, oli see, et kui ma hakkasin practical consciousness vabastamistehnikaid kasutama, siis ma läksin vabastama elus mind südames vaevavaid teemasid. Mis selle tulemusena juhtus, on see, et ma kaotasin stabiilselt ära vist 7-8 kilo ilma ühegi dieedita ja tagantjärgi ma tegin selle tõdemuse, et emotsioonid füüsilise kehaga omavad seost ja minu käitumused, ka toitumiskäitumused omavad seost, aga mida ma nägin, oli see, et vabanedes sees olevatest olulistest teemadest mõjutas see minu välimust ja keha ja tervislikku üldseisundit, mis ei olnud mu eesmärk, aga oli vältimatu kõrvalmõju ja see oli naturaalne, see ei olnud pingutuslik. Siit tulebki mu küsimus, Aigi, mis on lahendus? Olemegi nüüd otsapidi jõudnud selle lahenduse juurde.
tõesti, minu lugu oli ka selline, et ilma pingutuseta lihtsalt kaal vähenes, sest fookus oli nendel asjadel, mida sa mainisid, mis tegelikult nagu südames elu häirisid. Aga enne kui me läheme lahenduse juurde, ma ühe väikse harjutuse teeksin veel vaatajate, kuulajatega. Vaata korraks enda harjumusi ka ja võta mingi selline harjumus, mis ei ole positiivne, vaid pigem negatiivne, mis sul on. Ja vaata seda natuke lähemalt. Vaata, kuidas sa praktiseerid seda, kuidas sa siis teed seda käitumist või tarbid neid asju või vahet ei ole, kas see on ostlemine, ekraanide, liiga palju ekraanidel olemine, surfamine, internetis söömine, joomine, kurjustamine, tagarääkimine, mossitamine. Vaata mõnda oma negatiivset harjumust. Kujuta ette, kuidas sa siis seda teed. Ja vaata korraks, et kas see negatiivne harjumus loob su ellu ka emotsionaalset tasakaalutust. Kas see harjumus, mida sa viljeled, mis tegelikult ju on algselt võetud kasutada positiivsuse toojana, vaata, kas ta loob su ellu emotsionaalset tasakaalutust. Kas ta viib su elu nagu rivist välja, tasakaalust välja, kui sa seda viljeled. Või isegi toob ellu negatiivsust. Kummaline, et me oleme siis need lahendused nagu leidnud elu jooksul kuidagi, kuskilt oleme leiutanud need ja võtame kasutusele ja nad hakkavad meile ise auku kaevama. Ja mis siis tavaliselt see lahenduse osa? Lahendus muidugi on nagu palju avaram kui ka ainult emotsioonidega tegelemine, aga tavaliselt me lahenduseks püüame siis nendest harjumustest lahti saada. Aga kui minna nüüd algpõhjuse juurde, ehk kus see tasakaalutus tuleb, on mingisugused emotsionaalsed läbielamised, mis elu häirivad, siis see on ainult ka üks osa sellest. Ma kutsuks korraks veel kaasa mõtlema ja kaasa vaatama, et kui me elame oma elu niimoodi, et tegelikult elu ju kulgeb kogu aeg kahe asja vahel, et püüame eemal hoida ennast negatiivsetest asjadest ja püüame suunduda positiivsete asjade poole. Iga inimene tahab ellu vähem negatiivsust ja rohkem positiivsust. Ja meie teadlikkus või tähelepanu on kogu aeg nendel asjadel, positiivsed, negatiivsed asjad. Aga meid ei ole õpetatud või me ei ole kordagi isegi vaadanud, kes see on, kes seal kulgeb nende asjade vahel. Kes sa ise oled? Kes sa oled ju nendest asjadest eraldi olev, ka olemas olev ja sina oled see, kes liigub siis positiivsuse poole, negatiivsuse juurest ära. Et see iseenda nagu leidmine või avastamine või iseendast teadlik olemine, enda olemasolu teadvustamine on üks väga väheseid stabiilseid asju elus, sest see on sisemine, seda ei saa keegi muuta, mõjutada, ära võtta sult, ei saa sinna midagi juurde lisada, sealt midagi ekstraheerida, et see on see, mis on sinu sees alati kindlana olemas. Ja teine asi, mis on sinu sees alati olemas, on sinu võime teadvustada kõiki neid asju, mille sees sa elad. Nii neid positiivseid, negatiivseid, kuidas sa ennast tunned nende keskel, et need on nagu kaks keset elus. Ja mis siis lahenduse osa ongi practical consciousnessi näol on see, et sa saad võimaluse õppida seda osa rohkem oma ellu sisse tooma, olema teadlik endast ja oma võimest teha valikuid ehk oma teadvustamisvõime kasutusest. Ja seda saab väga lihtsasti õppida, võib tulla kursustele, aga võib ka lihtsalt, kes ei jõua ära oodata, saab võtta abimeheks raamatu, mis nüüd hiljuti on Eestis ilmunud, on eestikeelsena olemas, teadvuse praktiline kasutamine, kuidas vabaneda emotsioonide kammitsast ja nautida elamise rõõmu. See sisaldab kõiki olulisi sisemisi võtteid, et hakata just tegelema oma emotsioonidega. Ja ma tahaks kaks sükest nagu punkti veel siia lahenduse juurde sisse tuua, et kui nüüd on selline tunne, et mis mõttes, et tegeleda emotsioonidega, et emotsioonid on ju paratamatus, see on kõikide inimeste püsiosa, et see ei lähe mitte kuskile kunagi ära. Okei, aga kui emotsioone on võimalik alla suruda, ignoreerida, emotsioonide pealt on võimalik fookus viia näiteks mujale mõtete peale, need on siis nagu mõtteinimesed, et miks ei võiks olla võimalik emotsiooni mõjust ka vabaneda, kui on teada selline sisemine lihtne mõte.
et sellist nagu mõtlemisainet. Ja üks teema veel, et kui nüüd tekib selline nagu emotsionaalne tasakaal suurem ellu ja sa tead, kes sa oled, suudad teadvustada kõike seda, mis su elus toimub ja sul on ka sisemised võtted, kuidas seda emotsionaalset tasakaalu oma ellu luua või seda kasvatada, siis võib tekkida see küsimus, et aga mis siis, et kas mul siis ei olegi enam emotsioone ja elu on nii igav ja mõttetu, siis siia lõppu veel üks harjutus, ma loodan, et ei ole juba väsinud harjutustest, et nagu selline väike visualisatsioon. Et vaata korraks sihukest olukorda, kus sul on nagu sa oled tujutu, elu on raske, midagi ei taha teha, ei taha voodistki välja tulla. Sa tead küll, et tiksub siin kuklas, et seda peaks tegema, aga ei suuda, lihtsalt ei suuda. Mõttetuse tunne on. See on üks olukord. Ja teine olukord on selline, kus sa oled entusiastlik, põnevil, tegutsemise energiat täis, tahad teha, tahad uurida, tahad teada saada. Et mis nende kahe olukorra vahe on? Mis nende kahe olukorra peamine vahe on? Selle teise olukorra puhul ei ole takistavaid emotsioone. Ei ole neid emotsioone, mis ei lase sul oma elu elada täisväärtuslikult ja täiel määral, nii nagu sa seda elada tahaksid. Et seetõttu ja on tõsi, et me oleme leidnud need lahendused, nendest on välja kujunenud harjumused, nüüd me pistame rinda nende harjumustega, otsime dieete, otsime mingeid võõrutusprogramme, igasuguseid käitumisõpetusi, kuidas nagu olla normaalsem inimene ja oma neid häid harjumusi ja lahendusi vähem kasutada, aga lahendus on, nagu ka sa alustasid seda podcastit, lahendus on tegelikult palju lihtsam, mitte nagu juurde hankida neid asju, vaid väheneda just sellest üleliigsest negatiivsusest, väheneda sellest, mis teeb tuju halvaks, väheneda halvast tujust nii-öelda, ütleme, kui öelda niimoodi emotsioonide kohta, ja siis tuleb naturaalselt juba hea olek ise esile. Mul on siin üks täitsa konkreetne küsimus, et esimene pool küsimusest on, kas see on päriselt võimalik? Ja teine pool küsimusest on, kaua see aeg võtab? Võib-olla mitte terve elu korda võtta, aga kui ma võtan ühe nagu sellise olulisem harjumuse oma elus, et seal rohkem tasakaalu saada, siis kui kaua see aega võtaks, et kui ma alustaks vabastamisega? Kas see päriselt toimib? Jaa, millal ma midagi näha saan? Nii, see päriselt toimib. Võtan selle oma nimekirja, mul on enam-vähem meeles, kui kaua nende asjade vabastamine aega võttis. Ma võtan 2 ekstreemset näidet. Ühe, mis võttis aega ainult 2 päeva ja teise, mis võttis terve aasta aega. Ja see, mis võttis 2 päeva, ma loodan, et kedagi ära ei ehmata, aga mul oli, nagu ma ütlesin, mul olid depressiivsed perioodid ainult süvenesid, pikenesid. Oli mingi periood, kus ma olin sisuliselt 3 kuud töövõimetu, ma ei tea, mäleta küll, kuidas mul õnnestus niimoodi elada, aga täiesti kliiniline depressioon. Ja sellega lõpuks hakkasid kaasnema väga mustad mõtted elu osas, mida siis nimetatakse isegi ka enesetapumõteteks. Ja ma mäletan, et kui ma olin need võtted ära õppinud, siis nendest enesetapumõtetest ja sellistest plaanidest ma vabanesin 2 päevaga. Ja ma olin šokis, seepärast ma ikkagi ju aeg-ajalt kuuleme halbu uudiseid inimeste kohta, kes on otsustanud sellega lõpuni minna ja mõtlesin, et kui inimesed ainult teaks, et sellest on võimalik vabaneda 2 päevaga. Nüüd teine siis ekstreemne näide, sellepärast ekstreemne, et ta võttis tõesti kaua aega, võttis terve aasta aega, on ülesöömine. Söömisest see oli minu jaoks muutunud kõige hea kehastuseks elus. Ta oli nagu see põhiline sammas, headuse sammas, millel kogu mu elu oli üles ehitatud. Et selle välja juurimine niimoodi emotsiooni haaval võttiski terve aasta aega, iga nurga alt. Aga olen ka näinud inimesi, kellel see söömine ei kehasta kõike head elus. Tal on muid asju ka elus, häid asju. Et siis olen ka näinud, kellel see võtab aega 2,5 päeva, palun väga. Aga minul võttis terve aasta. Ja kui midagi siit keskelt ka võtta, siis depressioon kui selline võttis aega 3 kuud circa ja ma ei praktiseerinudki väga intensiivselt, lihtsalt igal hommikul, kui ma ärkasin, avastasin, et see halb tunne on alles, see, et mõttetu ja milleks üldse ja sihukese pika vinnaga, siis ma iga hommiku
kasutasin seda tehnikat, mida on võimalik siis ära õppida juba kohe siit raamatust või kui keegi soovib põhjalikumalt, siis tulla kursusele. Aga iga hommiku 10-15 korda ja niimoodi mitte väga laitmatult, eks mitte iga päev, kuskil 3 kuud, kuni ühel hommikul märkasin, et sinu küsimusele, et kas tõesti on võimalik vabaks saada, märkasin üles, vaatasin, midagi on puudu. Ja vaatasin, mis asi see puudu on, vaatasin, et seda ei ole enam, see on läinud, seda pole enam ja see ei ole tagasi tulnud. Aga kui nüüd küsimus on selline, et kas ma olen kõikidest negatiivsetest emotsioonidest vabanenud, siis vastus on, et ei ole. Ja kiiremini olen vabanenud nendest, mida ma ise ka ei taha tunda, ja aeglasemini, kus ma jään toppama ja passima ja istuma seal otsas, on need, mis minu jaoks ei registreeru negatiivsete emotsioonidega, aga teiste jaoks registreeruvad. Ja seal tuleb kavalusega läheneda. Mul on selle kohta, ma võin ka veel eraldi rääkida teinekord, seal tuleb kavalusega läheneda, kuidas ikkagi ennast siis üle kavaldada, et sa saaks seal ka jaole ja need asjad nagu ära lahendada. Ma väga tänan, et see oli väga-väga hea vestlus ja kui ma niimoodi kokku võtan selle teema, siis minu tunnetus on siin selline, et esimene osa on võtta korraks aeg maha, nii-öelda time out, et skaneerida ja vaadata otsa ausa julge pilguga, kas minu elus on sündmusi, korduvaid sündmusi või harjumusi, nagu me täna nimetasime, mida ma rakendan, kasutan ja kas nad toodavad tegelikult häid tulemusi mulle või mitte. Et selline nagu teadvustada seda. Ja teine on see, et avastadagi need harjumused, mis need on. Ja ma usun, et kui need avastada, siis hakkab nende mõju rohkem esile tulema. Nii et tegelikult selle podcasti selline üks väga oluline võtmekoht minu jaoks oli see, et jääda korraks seisma ja teha pilt panna peale, mis mu elus toimub. Ja üks teine väga oluline tegelikult sõnum, mis sa täna edasi andsid, mida sa oled ka õpetanud 5 aastat, et seda on võimalik muuta. Ja ma saan aru, et seda on võimalik muuta niimoodi, et kui inimene tuleb sinu kursusele ja õpib seda tehnoloogiat ja võtteid, mis on lihtsad ja sa andsid ette ka perspektiivi 2 päevast kuni 1 aastani, kus on võimalik teha väga suur muutus, püsimuutus, mis tähendab seda, et see ei tule tagasi. Ja et seda on võimalik teha inimesel endal. Igal ajal, igas kohas, olles sõltumatu nii-öelda terapeudist või kellegist. Ja inimene on väga võimekas. Ja, tõesti. Et ise ennast muuta, kui ta saab teada, mida muuta ja kuidas seda teha. Ja see oluline küsimus, kuidas. Ja. Aitäh, Aigi, väga põneva vestluse eest. Aitäh kuulajatele. Soetage raamat, saate enam targemaks ja teada tehnikatest ja juba iseseisvalt alustada. Ja kui teil on huvi enamalt lugeda Aigi loo kohta ja osaleda tema kursustel, tulge Practical Consciousness koduleheküljele. Kohtumiseni. Kohtumiseni.